Tere tulemast tagasi siis vaatama olümpiamänge meeste siis murdmaa suusatamist. Kus me siis täna oleme, Põlle? Me oleme Novosibirskis, jah, me kommenteerime siin Tali olümpiamänge. Ja veel kord, mina olen Pelle, tema on Põlle. Meid on siis valitud siia Eesti spordikomitee poolt siis kommenteerima siis tõesti Tali olümpiamänge. Ja täna on meil ka siin siis Eestis paar esindajat kohal. Jah, lausa 3 poissi, 3 meest. Need on siis Andrus Veerpalu, Karel Tammjärv ja meie külapoiss. Meie külapoiss, Maru Hea Suusk. Täpselt. Ja no, et hakkamegi siis siit niimoodi, et praegu on täna tegelikult väga-väga head progressi teinud Eesti mehed, et nad on tõesti kõik 3 sirgel joonel mõlemad ja lausa 3 ringi eest teistest sportlastest. Tõesti 3 ringi eest. Ja sealt nad tulevadki praegu sealt nad tõesti tulevad. Ja tuleb ka veel 4. ring siis praegu otsa, et tõesti Tõesti 4. ring tuleb otsa. Aga pühendumus ja trenn, see ikka nagu peab välja, toob tulemusi. Kuule, just uued uudised siis, et meie kõik 3 sportlast on kõrvaldatud rajalt, et praegu neid küsitletakse. Praegu millegi juures küsitletakse Novosibirski või mingisugused ametnikud on seal. Mingid ametnikud on seal, ma ütleks, et lähme võtame. Ma kardan, et me peame tõesti vist minema vaatama lähemalt siis, et mis seal toimub. Lähme vaatama. Tere, kallid televaatajad, oleme siis jõudnud siia tagasi suusarajale, et meil on siin meie enda külapoiss, et Maru Hea Suusk. Tere, Maru! Tere! Ja, et mis siis rajal juhtud, miks te niimoodi kõrvaldati? Ma ei tea, minule ei tunne nagu väga, ma oleks võinud lõpuni panna, kas tulid mingi komisjoni või nad nagu... Jah, et Maru, teid süüdistatakse dopingu tegemises, et mis sellega lahti on? Kuule, ma ei tea, mulle öeldi, et nagu poole kverdi jää näha, aga nagu mingi komisjon näeb siin mingit juttu, aga need on ainult süüdistused. Ehk siis vaatame, mis lavarist saab. Kuule, ma pean minema, aitäh teile. Aga kust ta läheb praegu? Kõik korras või? Oh, appi! Põlle, kuidas kommenteeriksid meie praegust olukorda siis? Jah, Pelle, et meie praegune olukord tõesti ei soosi kiiret vabastamist. No ja, kiiret vabastamist ma ka meie hetkeses tulevikus ei näe, aga oluline on see, et me hoiaksime ikkagi selge mõistuse siin, eks ole? Millest te räägite, poisid? Kas te olete hulluks läinud? Miks te siin mingit idiootset kommenteerimist teete? Kuidas kurat me siit välja saame? Põlle, nagu näha, siis on meie kaameraoperaator Pille kaotanud igasugusegi mõistuse, mis tal veel alles oli. Jah, Pelle, olukord on tõesti väga täbar. Seda ta tõesti on, aga mis sa siis pakuksid välja, mis oleks meie järgmine samm siis siin vanglateenistuses? Pelle, ma arvan, me mõlemad juba teame, mis on meie järgmine samm. Intervjuu vangivalvuriga. Issand jumal, me sureme siin kongides. Kui te niimoodi edasi paukutate, lõikame teil käed maha. Tere õhtust, daamid ja härrad, oleme sattunud täna siis siia imelisse asutusse, milleks osutub siis täna olema vanglaasutus. Põlle, kuidas kommenteerid? Jah, tõesti, väärsüüdistuste tõttu on meid täna vangistatud. Mida te klounid tahate? Et meie tänane esimene külaline siis on see austatud kinnipidaja ja selle asutuse peapiinaja. Jah, tõesti, oleme kuulnud õhtu jooksul jubedaid karjeid kõrvalkongides. Tõesti jubedaid, ma nõustun sinuga, Põlle, need on kõrvu lukustavaid. Ikka kriisked, ikka korralikud kriisked ja see on
meie kaameraoperaator on ka täiesti endast väljas, et jah, see on tõesti, aga no Põlle nagu tegelikult ma tahaks näha, et mulle meeldib, et iga inimene näitab nagu pühendumist välja enda töös, et nagu tõesti nagu te teete seda, mida te nagu tõesti armastate, vaata, et ja, loomulikult. Aga mis teie nimi siis ikka? Jaa, et kas võiks küsida, et... No, mina olen Olga. Tõesti ilus nimi, väga ilus. Ja, Põlle, ma pean sinuga siinkohal mainima, et tõesti kaunis nimi on teil, et aga minu ema nimi oli tegelikult Olga. Vau, ma ei teadnudki seda. Asuge juba asja juurde. Noh, vaadake, auväärt Olga. Meid on siia vangistatud valedel süüdistustel. Jaa, Olga, need on tõesti valed süüdistused. Ja noh, me mõtlesime, et kas te ikka suudaksite leida mingisugustki lahkust enda südames, et meid siit ka vabastada. No vaadake, isegi kui ma teid vabastan, kuidas ma siis teada saan, kes päriselt süüdi on? Teate, Olga, meil on vist teie probleemile lahendus. Jah, ma arvan ka nii. Näete, meie kui reporterid näeme kõike. Meie. Jaa, ja ma arvan, et me oleme mõlemad selge mõistusega ja saame kindlalt öelda, et me nägime pillet. Me nägime pillet nendele sportlastele seda altkäemaksu maksmas. Eks ju, Pille? Jah, mina. Ei, vaadake! Väga meeldib teiega koostööd teha, et tõesti meil liigub siis edasi. Kui teid? Jah, Olga, väga meeldib oli. Laske meid välja. Loodame, et me peatsi ka ei kohtame. Kuule, Pelle, teeme väikse reklaamipausi. No, ma ei lähe reklaamipausil praegu. Tead, Pelle, mina ei ole sportlane. Jaa, tõesti sellised kanged ilmaalud võtavad küll mehe läbi siin nooga pirskiseks, et noh tõesti Põlle, et me oleme natukene miinuses praegu siis, et oleme kaotanud nii kaameraoperaatori kui ka siis võimaluse saada tagasi koduteele. Aga mis meil siis edasi seal ikkagi päevakavas on? Et tuleb siis välja kalkuleerida mingisugune plaan, mis meid siis niimoodi aitaks tagasi õigele teele vaata ja et me saaksime tagasi teha tippu. Aga kuule, mis sa ikkagi hämad? Et kuule, et ma tegelikult üks ideed. Kuule, Pelle, kust nemad said lauaviina? No, Põlle, selles mõttes, et seal, kus on lauad, seal on ka lauaviin. Jah. Pelle, ma praegusel hetkel ei mõista, kuidas see peaks meid siin aitama. No, Põlle, mida sa praeguse hetkega võib-olla ei näegi, on see, et alles pudeli lõpus haistuvad kõik meie olemasolevad probleemid. Jah. Miina Härma. Mis sa hämad? Miina Härma gümnaasium otsib spordikommentaatorid Rebaste Retsile. Mis Rebaste? Harilikud vist, siin ei ole seda spetsifitseeritud. Vastutasuks soovijatele reis Eestisse. Me saame koju. Oota, Põlle,
siin on, et buss Eestisse lahkub 16.01.2023 kell 15.45. Põlle, hakkame jooksma, meil on ainult 20 minutit. Aga mis Pillest saab? Kes? Me oleme kogunenud täna siia, et ühendada kaks hinge püha matromoonias. Olga Petroleum-Bolishina, kas te võtate Pilja ja Lipi endale naiseks? Jah, no see loomulikult võtan. Ja sina, Pilja ja Lip, kas sa võtad Olga Petroleum-Bolishina endale... Ja, muidugi. Väga hea. Siis kuulutan mina teid naiseks ja naiseks. Võite suudelda. Davai, Pelle ja Põlle. Sul käib ju või? Tere tulemast siis tänasele spordiüritusele 114. Rennu Rets. Minuga on ühinenud siia Põlle. Ja minu kõrval seisab Pelle. Et oleme siis kogunenud siia, on just saadetud võistlejad ise jooksuga maratonile, ehk siis peavad jõudma Tähtvere spordiparki. Oleme näinud ka siin paari spordiõnnetust, kuidas tantsu ei osatud ja kõike sarnast. Jah, tõesti, Põlle, tantsu ei osatud täna. Me olime väga pettunud ja nördinud, et noored ei võtnud tõsiselt seda ülesannet. Oli ka palju siis võistlejaid puudu nii mõndadest klassidest. Siinkohal võib mainida, et see klass väga tublid, 29 inimest oli kohal. See on päris palju, see on päris hea, Põlle, vabandust. Sina oled Pelle, mu kallis sõber. Ma tean. Aga nüüd siis hakkame ka meie liikuma Tähtvere, mis park see oli, Põlle? See oli spordipark. Tähtvere spordiparki, kus siis jäädvustame tänaseid sündmusi noortest ja noortest. Täpselt nii. Osad neist ei ole veel isegi noored. aga siis, Põlle, hakkame siis liikuma, jah? Hakkame liikuma. Jah. See on valmis. Tere tulemast tagasi, siis mina olen Pelle ja mu kõrval on Põlle. Meiega on ühinenud siin siis Laura-Liisa Svetski, tänase ürituse suur korraldaja. Laura-Liisa, kuidas on meeleolu? Tegelikult on emotsioonid väga ülevad. Ma ei suuda ära oodata, et tegelikult juba alustada, sest et praegu kõigil on tegemist mingi mökerdamisega. Ma tahaks neid oma tärklise leotisega juba loopida. Ja tärklise leotist, kus siis selline idee tuli teil? No see on nagu lima, vaata. Ehk
sest ta on nagu ekstreemselt rõve, ta kuivab hästi rõvedalt ära. Aga küsimus ka järgmise küsimus, et kes siis tõesti võitis meil selle esimese katsumise, kes sai esimesena siia? 10. B-klass. Ja te kuulsite seda just siin, otse-eetris, 10. B-klass jõudis esimesena. Kas võiks ka B-klassi esindaja oma lipuga kutsuda? Aga teeme siis niimoodi, et kutsumegi B-klassi esindaja lipuga siia. Põlle läheb. Ja mis siis ka täna kavas siis on? Täna on kavas siis kuradi erilane raisk. Põhimõtteliselt paneme nad roomama, paneme nad liugu laskma, teeme nad rõvedaks ja siis vaatame, kes on kõige kõvem naistekandja. Nii. Ja meiega on nüüd ka ühinenud siis 10. B-klassi esindaja. Mis su nimi on? Minu nimi on Tinto Kuusk. Tinto Kuusk on siis meiega ühinenud siin. Kuidas te siis suutsite esimesena siia jõuda? Ei, mune. Kas kasutasite Bolti? Ei. Tõuksi? Ei. Taksosi? Ei, meid ähvardati munade viskamisega, siis me lihtsalt jooksime. Puhas hirm. Kas te kasutasite dopingut, et siia jõuda? Ei. Nad ei kasutanud dopingut. Kas see muna, kas see on mingit uut sorti doping? Ei, Te ütlesite, et te loopsite 11 munadega. Ei, meid loobiti. See andis nagu... Motiivi. Ja. Aga nii palju siis, ja vot, ja testimegi siis limo ära, siis kohe siin näha. Ossa, kurat, see on rõve. Vot, sellist asja mina ei oleks enda retsil tahtnud ja õnneks ei olnud ka, aga oli muid. Ja vot, ja ossa, kurat, ja tuleb ka teine kulp. Tinto Kuusk väga naudib ennast praegu, naeratus on suul. Põlle, mis sa ütleksid? Mina ütleksin, et selliste... Noormees, vaata kaamerasse. Jah, vaata kaamerasse. Et selliste ligadustega tegelemisel pisut kõlab nagu doping, aga ta saab veel rohkem meiki juurde. Vurrud on juba kattunud ja tehakse uued. Aga ma võtaks siit üle ja siis ütleme siis niimoodi, et aitäh siis Laura, et meile sellise imelise intervjuu andsid. Vaata ka kaamerasse. Pole tänu väärt. Et loodame siis, et tuleb imeline üritus, mis ka nüüd kohe algab. Algab siin lähima 5 minuti jooksul, tõesti. Jaa, lähima 5 minuti jooksul. Ja siis Tinto Kuusk, ma arvan, et sa soovid ühte kulpi veel, ma tahaksin Laura, tead, võta mina võtan üle praegu, et kuidas kommenteerid ühte kulpi veel? Kõlab hästi. Kas ta ütleksid, et see on selle retsi moto? Üks kulp veel. Üks kulp veel, palun. No nii, aga paneme siis sul mõtleks. Ossa! Aitäh sulle, Tinto! Palun, kena päeva! Teile ka! Tere tulemast siis tagasi, võistlus on algamas ja esimene klass, kes pannakse tulepiirile, on A-klass. Ja siin on meil ka A-klassi esindaja, Neiu, mis su nimi on? Katariina. Katariina, kuidas siis meeleolu on hetkel? Väga õnnelik olen, ma olen väga õnnelik, et jumalad saavad mind niimoodi... Õige suhtumine. Ja Põlle? Väga õige suhtumine. Mul on järgmine küsimus. Mis sa arvad, mis hakkab just toimuma? Arvatavasti mingi võistlus. Mingi võistlus. Tundub, et me hakkame vist keerlema, pöörama midagi. Mul on tunne sellist, et välimuselt tundub. See on tõesti vist, mis hakkab juhtuma. Aga see on meie poolt siis kõik. Ma loodan, et sulle su intervjuu meeldis. Ja siin Karina nüüd ka läheb tagasi joone taha. Jah, mine! Aitäh teile! See oli kõik, mine! Kiiresti! Ja nüüd oleme lähenemas A-klassile, kes pannakse kõige esimesena tuleproovile. Ja vaatame siin, nagu me juba näeme, siis Svätski juhendab, kuidas ja mida nad peavad tegema. Ootame sekundi. Ja ma arvan, et nüüd... Selle jaoks, et saada rajale, peate te oma klassiga oma nagu nüüd siit poolt siis inimesed üle rullima, et nad saaks sinna ülesse kuidagi. Aga võtta! Ja me just kuulsime ta siit. Inimesed peavad rullima üksteisest üle, et saada mäe tippu. Close-upi esimesest inimesest, kellest rullib siis üle terve mass. Neiu, mis su nimi on? Margaret. Margaret on esimene inimene, kellest rullitakse üle. Ja kui me läheme siit edasi, siis me näeme, et siit on esimene lõust väga-väga roheline, kuid
Kas ma nagu... Kas me andsime sulle sõna? Kas me andsime sulle sõna? Kas me nagu kõnetasime sind? Fucking lõpeta. Jää vait. Ja siin on meil Marga Greti sõber Roheliina. Liisu. Roheliisu. Roheliisu, mis on meeleolu? Mul on nii tore. See on nii fun. Nagu I love it. Ma peaaegu usun teda. Nii, ja siit tuleb meie klassi täht Koi ja Roheliisu. Talle tuleb rohkem. Ta ei ole... Ta kõnetas meid enne, kui meid teda. Intervjuu võiks siis veel ka teha korraks Lauraga, kes on nii valmis kui üldse võimalik. Ta hetkel valmistab muna ette. Rebasele väikse challenge'i teha muna lahti mitte millegagi. Suru küünega. Suru pähe endale see. Ja nüüd, vaata, nüüd on minu lemmikosa, sest nüüd me saame nii teha. Väga mulle nii meeldib. Vau! Te nägid seda siin esimesena. Svätski kehtestab enda ruuli üle nende väikeste rüvlikute. Nii. Ja nüüd naudime show'd. Maximus on pööranud kaamera ümber, ma ei taha teid puudutada küll, aga meil on siin esimesed lõpetajad. Kuidas olid kummikommid? Väga kõvad olid. Palun läheme natuke edasi poole. Nii, kuidas olid kummikommid? Kõvad? Jaa, nad olid kõvad, jah. Kõvad kummikommid, nagu ma olen aru saanud. Ja kuidas siis üldine siis meeleolu oli, kui te läksite siit mäest ülesse? Kas oli nagu Muhamed, kes läks Egiptuses mäest üles, kas teil oli sama tunne? Tegelikult see oli päris lihtne. Päris lihtne? Jaa, sest ma treenin oma selga palju ja ta ei kaalunud mitte midagi. Sa ei kaalunud mitte midagi? Mul oli väga toreda seljas. Nagu siit kuulda on siis, et oli liiga lihtne oli mäest üles saada ja seda me edastame ka Svätskile, kes on siis ürituse korraldanud. Kas te ütlete, et teie jumalad on halva töö teinud? No ma ütleks, et arvestades seda, et ma teen nii palju trenni, siis mul oli eelis. Et nagu vaadake, mul on nii suured musklid, on ju? Et mul oli eelis. Ei ole. See oli sarkasm. Ja, aga aitäh teile siis. Ma loodan, et teile väga meeldis, nagu ma aru olen saanud. Ja... Ütleme nii siis, et naelkummi ja Molotovi kokteil Bardotšokki. Aitäh teile! Aitäh! Suur tänu! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nii, ja oleme jõudnud siis mäe otsa, kus minuga on ühinenud Tim ja hakkame siis siit hakkavad üles tulema siis B-klassi õpilased ja Tim, räägi meile, kuidas sina oled valmistanud tänaseid võistlejaid ette? Ütleme niimoodi, et mentaalselt ja füüsiliselt valmis, et siin paar nägu on siis juba näha, et kes siin veits läkivad, ütleme niimoodi, et neid tuleb ikka normid tulla. Ja kes siis sinu arvates läkivad praegu? Noh, seal tulevad seal need poisid. Ma arvan, et need meie 12-likud siin ka veits liiga lebalt on, et tuleks vaeva näha. Ja kui palju vaeva on rohkem vaja neil näha, et sinu ideaalide kohta oleks siis ikka läbi retsitud need junjud? Sa peaksid olema nagu see mees siin. See mees siin, Mark Tint. See on teinud ajalugu. Markinus Tintus on meiega ühinenud mäe otsas ja räägi meile siis, mis on sinu arvamus siis tänastest repsudest? Nad on väga tublid. Tublid? Jaa, teevad väga kõik hästi. Ainult üks tütarlaps oksendab ennast täis, nii et see oli natuke ebameeldiv. See on tõesti ebameeldiv, kui tütarlapsed oksendavad ennast täis, kuid see on ka meie tänane esimene saavutus saada need junjud, kuradi ma lollit ikka oksendab täis. Ja jääme vaatama, kuidas tulevad mäest üles B-klassi rebased. Ja oma lippu sinimusta valget me ikka hauses hoiame ja koidikul siis selgitame,
kes meist on õige eestlane. Aitšah, ai velled, me metsavennad oleme. Aitšah, ai velled, me metsavennad eestlased. Tere! Just lõpetas B-klass väga hea ajaga mäest ülesse mineku. Siin on meil ka ühinenud minuga Minna. Mina olen Pelle. Mina olen Pelle, siin on minuga Minna. Tere! Minna, kuidas kommenteerite B-klassi ülesminekut mäest? Tead, väga ilus oli, parem kui A, sest et no ma sest A-klass on väärnud. Nii, aitäh teile! Neil oli eeskujud A-klassi näol. Oota, meil on siin... Nägid, mida A-klass valesti tegi. Vot. Sellepärast ei tasugi olla kõige entusiastlikum ja muidu meil oleks vaja... Ja nii on. Ja meiega ja Põlle on ka minuga. Nii, mina olen ka siin ja meiega on siis B-klassi esindaja Tinktuur. Tõmbada siia poole, Koit. Ära mustaks saa, need on kõik räpas. Tema on siis Tinktuur. Väga kena ossa. Väga kena. Ossa tõesti. Kui vaatlajaskondi näe, lähme natuke lähemale ja näitame, kuidas on ka härrasmehel jäänud kinni pähe marker. Aga küsime siis esimese küsimuse, et kuidas oli mäest üles minek? Ta oli huvitav. Huvitav oli ta tõesti, huvitav oli vaadata, huvitav oli kuulata. Koit, kuidas sulle meeldis mäest üles minek B-klassil? Isiklikult ütlen, et see oli siuke suht lahja, et enamus poisid olid kartlikud ja ei saanud hakkama. Ei nüüd nagu auku ülesse seal ma tahaks märkida. Ei leidnud auku ülesse, aga see on kõik aeg, mis meil on, siis me peame minema uue klassi juurde. Aitäh sulle B-klassi esindaja. Viimane kommentaar. Tule lõppu heiskama. Vägev oli tõesti, lähme nüüd. Hannes Ehingus, Ira Ehingus. Tervist, noormees, mis su nimi on? Minu nimi on Rando Jaaksa. Meiega on kaasas siis Kando Kanker. Kando Kanker, räägi minuga, mis on meeleolu ja kiiresti. Meelel on räige. Väga hea, hüppi tagasi nahvu. Oleme jõudnud toitmispunkti, kus meiega on ühinenud Kristiina Mersin. Mersin toidab siis lapsi, kes jõuavad ja siit on kohe näha, kuidas ta on tegus. Ta jõuab ja ta toidab kõik lapsi. Mitu last on täna juba ära toitnud? Mingi 40 äkki või? 40 last on tema täna ära toitnud ja vot siit tuli ka Gert Köidam, kes lisas ketšupit, mis ma loodan, et oli ketšup. Ketšup, ikka ketšup. Nii siia. Prügikotid võtte tagasi viima. Kristiina Mersin, kuidas te naudite enda tööd? Jooksu. Vot, ja Kristiina Mersin ka väga lae tibi, toidab lapsi, hoiab neid söötuna. Ja siit on järgmine tolmujänes. Tahab ta süüa? Ta tahab süüa. Ja Põlle, liigume nüüd mäes ka ülesse. Kiiresti. Aitäh sulle, Kristiina Mersin, intervjuu eest. Nii, ja oleme jõudnud järgmise etapini. Gert Köidam, räägi meile, mis siin nüüd toimub. Räägi meile kaamerasse, palun. Põhimõtteliselt tulevad siit, lähevad sealt august, takistusraja ja siin saavad. Seda organiseerib meil International Superstar Shisha. Right there, let's go. Let's go talk with them. Hello, we are from the International Estonian Bank of MHG and we are doing interviews. How many children have you tortured today? How many children? Have you tortured today? 300 children have been tortured today by Shisha. Shisha, are you loving this event? Yeah! Yes, Shisha is loving it. Tere tulemast tagasi meie hommikuprogrammi. Mina olen Pelle ja minu kõrval on Põlle. Jah, mina olen Põlle ja minu kõrval on Pelle. Mina olen tõesti Pelle.
ja meie selja taha on siia kogunemas kõik Miina Härma 114. lennu klassid. jah, see on täpselt nii, on algamas 114. lennu ametlik rets. Ametlik rets on ta tõesti, eile saime näha, kuidas kontestentid panevad ennast tuleproovile Tähtvere spordipargi rajal, mille oli organiseerinud Laura-Liisa Svätski, kes ka karjub minu selja taga mingisuguseid komände. jah, tõesti, me ei saa praegu liialt hästi intervjuusid teha, aga praegu kõik kogunevad siia vaikselt. Me saame isegi äkki grimmi teha, saame vaikselt soojendust hommikul teha, et mina viin selle läbi. Kohe algabki siis suursugune grimm, teeme kõik lapsed ilusaks, et nad oleks päevaks tõesti siis valmis, sest praegu nad on tõesti liiga puhtad. Aga lähemegi siis, vaatame üle tänased võistlejad ja loodame, et tuleb sportlik päev. jah, mina tõesti loodan ka, et tuleb sport ja ma loodan, et sport ikkagi võidab. Palun igast klassist. See sport ka eile võitis ja võidab ka sport täna, see sport võidab iga päev. Aga nii siis meie poolt on praeguseks kõik ja lähme vaatame üle siis, mis toimub. Lähme vaatame tõesti üle. Lähme vaatame üle. Nii, ja oleme siis siin täiesti rea alguses, võtame siit esimese repsu, mis su nimi on? Diana. Tiina on meil siis esimene repsu ja alustame kohe siis ka grimmiga, et mul on siin natukene, ma täpselt ei tea, mis asi see isegi on, aga punane värv, võtame siis selle lahti ja kelle rebane sa olen, kes su jumal on? Greteli Aarne. Ütle uuesti. Greteli Aarne. Ei tea seda. Ja võtame siis kohe ette. Ma täpselt ei tea, mis grimmi teha, mina ei tegele selliste asjadega, aga liigume järgmise. Ja siin jagatakse mingisuguseid paelu, näita kaamerasse. Mis su nimi on? Oliide. Kaliide on meiega siin jagamas, ma ütlen, mis su nimi on, mul ei ole vaja teada, eks. Ja teeme ka ta, kes su jumal on? Rita. Nii, vot. Ehk siis põhimõtteliselt haarad teisel inimesel käest kinni läbi. Nii, Priita. Täpselt nii, kus kõik nägid? Reps. Oi, värv sai otsa. Kus sa lähed? Nii. Vot, ilus. Selles suhtes võta nüüd rivi ja keti. Ja miks sa rivis ei ole? Nii, ja liigume siis sujuvalt edasi, vaatame kõik väga valmis rebased. Nii, mis on meeleolu? Väga lahe on. Väga lahe on. Mida? Nad peavad edasi. Nad peavad ju, miks ta ei liigu? Aga tunnen niimoodi kinni võtma. Ja võtame siit ka esimese jumala ette. Oi, peajumal. Laura-Liisa Svätski on meiega ühinenud. Laura-Liisa Svätski, mis on meeleolu? Nad on nii abitud. Nad on tõesti abitud. Võtke nüüd kätest kinni. Ja kurat küll, ma ei tea, mis siin toimub. Rebast vist ei saa tõesti aru, mida nad tegema peavad. Kui nad on spordi valmis, võtavad kätes kinni ja liigume natukene siis siit edasi. Vaatame kõik üle, et kõik on niimoodi kenasti käes kinni võtnud ennast ja kellegi on juba lehmad jalast ära võetud. Mitu ringi teeme? 4? Teeme 4 ringi. Kiiremini! Väga ebakutsas. Nii, ja siin me näeme kohe, et hakkavad tekkima riidest ketid. Küll aeglaselt nad tulevad, sest lapsed ei saa aru, et on tegelikult meil ainult vist minut ja pool alles jäänud. Vaatame siit ka C-klassi, kes ei ole jõudnud ka väga kauge nende kettiga. Seal meil on mingisugused asjad, eks. Oh, vot siit juba hakkab looma, tule eest ära rebane. Nii, siit me näeme, et kõikidel on mingid rinnahoidjad, püksid kokku seotud.
ja hakkavad jõudma sinna aia poole. Kui meil oli rets, siis me ikka jõudsime üle aia ja tänavale välja, aga siit vist täna sellist tulemust ei tule. Nii, aga see oli nüüd siis C ja B-klass, lähme vaatame ka A-d. Ja viimased 20 sekundit näeme, et seal on juba kett jõudnud kuhugi. A-klassil hakkab looma, nad on peaaegu jõudnud staadioni teise otsa. Roheliisu jälle rääkis, me peame midagi tegema. Roheliisu, sa tuled kaasa. Sa tuled kaasa. Ja siit on meil jälle Roheliisu, kes on kõnetanud meid jällegi ennem seda, kui me oleme temaga hakanud rääkima. Leiame nüüd väga-väga kurja jumala. Kes see jumal on? Keiti on kõige parem. Keiti, kus ta on? Ja rohkem reegleid. Kas tänaseks on veel mingeid reegleid või? Nii, kas ma võin selle mikri kellelegi üle anda? Ja aitäh sul, Keiti, et osalesid. Ja siin on meil siis esimene posti külge seotud Roheliisu. Suu kinni, nii nagu meile meeldib ja liikumisvõimetu. Aitäh siis seda vaheklippi vaatamast. Mina olen Põlle, siin on Pelle. Oleme kogunenud siia järgmisesse See oli Roheliisu. See oli Roheliisu, ta jälle soovib midagi korraldada, me ei ole liialt kindel. Aga nagu nad ütlevad, siis kättemaks tuleb magusam umbes paari tunni pärast. Täpselt jah, paari tunni pärast. Kui nüüd täpselt me oleme siia kogunenud küll staadionile, aga ma ei ole väga kindel, mis nüüd hakkab toimuma, seda me nüüd kohe saame ka teada. Et jah, ma eeldan, et toimub jälle mingi klasside vaheline võistlus, liialt kindel, ma hetkel ei ole, mis siin täpselt toimuma hakkab, aga me oleme siin, et seda raporteerida, üles võtta ja siis pärast seda sellest ka rääkida. Ja koheselt pärast siis hetkel toimuvad, ja juba tuleb tants, tantsima hakatakse kohe, Baby Shark käib taustal. Ja kohe pärast seda tuleb ka siis intervjuud koolikaaslaste, õpetajate ja kõigi sportlastega, kes siin täna on. Täpselt nii, intervjuud tulevad, need tulevad huvitavad ja näeme peatselt. Näeme tõesti peatselt. Kohe hakkab kõik siin, me juba näeme, et Koi juhendab noori, Koi juhendab tõesti noori siin. Lähme võtame ka inklusiivse intervjuu temaga. Koi, kas sa seletaksid kaamerale ja telelahvale, mis siis täna siin toimuma praegu hakkab? Täna on siin rebastega ja me hakkame mängima mängu Meri, maa, meri, mis iganes. Mis asi? Õhk on ka, okei. Mida? Nagu kolm. Mängu nimi on Meri, maa, õhk ja midagi veel. Meri, maa, õhk ja midagi veel. Ja kohe siis seletab ka Koi meile reegleid. Nii, kui te seisate, olge taga. Aja jumalat lahku. Saate maa.
joonest eespool staadionil, kooli pool. Nii, võtame siit korraks. Kas me saaksime mis siin sees on? Oi, siin on palju asju. Siin on borš ja herned ja... Borš, herned. Ja kebaabikaste. Mingi kalamaksaõli, siis veel mingit toitu, igast asja, aga see maitseb inimestele. Vau, aga kas ma saaksin korraks laenata seda, ma läheks toidaks ühte kindlat rebast. Anna mind. Leiame siis üles selle ühe tegelase siit, vaatame, mis klassi ta on. Kus on roheliisu? See on hea kombo, see on full pulkimiskombo. Actually ma just... Võta üks suur amps. Kus läksin mu Epoli see peale? Nii, ja nüüd on roheliisul ka kõht täis ja me saame nüüd natukene back off ida, siin hakatakse kohe mängima. Tere tulemast tagasi 114. lennu retsimisele. Aeg on intervjueerida õpilasi A-klassist. Ütle oma nimi. Markus. Ja Markuse kõrval on ka Roheliisu. Nii, ja siin on meil B-klassi 2 esindajat. Pilto. Kinko. Ja Pipepe. Nüüd oleme ette võtnud siis C-klassi 2 esindajat. Mis on teie nimed? Keili. Keiki. Edvard. Ja Eku. Roheliisu esimene küsimus on sulle. Mitu osa on raamatut Tõde ja õigus? 4. Väga vale vastus. Hea vastus, ma ütleks, hea vastus. Aga vale. Tõesti vale. Nii, esimene küsimus kõlatas niimoodi, et mitu osa on raamatut Tõde ja õigus? 3. Või pea 2. Ja esimeseks küsimuseks ma küsin siis, et mitu osa on raamatut Tõde ja õigus? Keiki. 3. Vale vastus. Nii, järgmine küsimus siis sulle. Nimi oli Margus, jah? Jaa, Margus, jah. Margus, selge. Millal sündis Miina Härma? Ammu. Õige vastus. Õige vastus. Mina ei oska öelda. Kinko ei oska öelda. Ma ei tea, 1800... Läheb õige poole. 68. See on 14. veebruar 1882. See on lähedal, aga mitte päris õige. Mitte päris õige vastus, tõesti. Roheliisu, järgmine küsimus siis sulle. Esimese küsimuse said valesti, loodame, et see läheb paremini. Kui vanaks saab kool? Väga vanaks. Vale vastus, 117 on õige. 116. Jah. Ja tõesti tuli siit ka vale vastus. 116 või 15. Vale vastus. Kas siit tuleb õige vastus? 117. Väga õige. Väga õige. Mitu käänet on eesti keeles? 14. Ja ka see on õige vastus. Margus teab, mis talt küsitakse, aga Roheliisu jääb alla nagu alati. 14. Jah. See on õige vastus. 14. 14 on õige vastus. Kes on su lemmikõpetaja? Kari. See on tegelikult õige vastus. Jaanar Tähepõld. Vale vastus. Alla Raab. Vale vastus. Nimetage sportlaseid, kes on härmakad. Teie tantsid. Rasmus Mägi. Väga õige vastus. Jah, tõesti on õige vastus. Nii, ja nüüd paar sportlast, kes on kas lõpetanud Härma või käivad Härmas praegu? Sten Hiiesalu. Mina. Nii, ja nüüd tulevad paari küsimused. Esimene kõlab siis niimoodi. Mis on Vene Tandbergi jalanumber? 4. Otas ma mõtlen. 39. 41. Vale vastus. 40. Roheliisu ka ikka täna ei saanud küsimustega hakkama. Täna pole.
Ene Tambergi jalanumber. Jalanumber. Oota, ma mõtlen korra. Ma ei ole ka vaadanud. Äkki ma ei saa vaadata. Ma võin pakkuda, et 40,5. Kahjuks see on vale vastus. See on tõesti jah. Tegelikult õige vastus on 20 ja 45 vahel. Miks Alla Aav ei toeta see aasta rebatööd? Sest et talle ei meeldi see aasta. Liiga selline ebasündne. See on ka vale vastus. Kas seda kiusati varem palju? See on õige vastus. Ta on väga hõivatud tööga. Miks ta ei toeta rebaseid? Ta toetab rebaseid. Vähemasti meid. Valed vastused. Vale vastus. Ta tegelikult ei toeta teid, nagu oli ennem ka sööklas näha. Alla Raav ei soovinud toetada rebaseid. Mis põhjusel, Põlle? Aitäh, Pelle! Ta ei soovinud toetada rebaseid sellel põhjusel, et kui anti pakkumine, et teeks näiteks... toetaks rebaseid sellega, et sööks toitu ilma nõudeta, siis Alla Raav ütles lihtsalt ei. Ta ütles lihtsalt ei. Et küsimus on siis, et te peate lõpetama lause. Kui sa elad 10 elu... Mida? Kui sa elad 10 elu... Miina Härma, Jooja Lärma. See on kahjuks jälle vale vastus Roheliisu. Kui sa elad 10 elu... Lõpeta lause. Lõpeta lause. Kui sa elad 10 elu... Ei tea. No vot, ei tulnud õige vastus, kui seda ka ei tea, siis 10 elu vist elada ei saa. Tõesti, kui seda vastust ei tea, siis 10 elu ei lähe hästi. Mis on Jaanika Kaljula lemmik suupiste? Jäätis. Tiku või leivad. Ja siit vist tõesti ei tulnud mitte ühtegi õiget vastust. Õige vastus viimasele küsimusele on kreemisaiad, minu arvates. Matemaatika ülesanded. Väga vale vastus, kreemisai oli õige. Pannkoogid. Puuviljad. Kahjuks ei tulnud ka siin klassis õiget vastust. Palun 1 kroon. 1 kroon, jaa. Tule mulle. See oli 10. C-klass. Mina olen Pelle. Mina olen Põlle. Aitäh vaatamast. Ja nüüd ka palun 1 kroon. Krooni või? See oli 10. A. Mina olen Põlle. Ja mina olen Pelle. Aitäh vaatamast. Ja sooviks ühte krooni. Kroon palun nüüd. See oli 10. A. Lähme edasi. Ja tõesti peaks ütlema, et 10. A-le ei toeta head neid halvad küsimused, halb osalemine ja ka väga halvad õpilased. Tagasi, võistlejad on valmis, neid on laua taha aetud A, C, B, B, C, A, ükskõik mis järjekorras. Nad ei tohi käsi kasutada, kui nad söövad neid lögapurgereid, ainult piima jaoks. Ja nüüd kohe tulebki. Jaa. Võistlejad on valmis. Ja ootame stardi käskus. Kus alfakaid tahate, me siis jookseme või midagi. Kas te olete valmis? Kas teie olete valmis? Davai. 3, 2, söö! Lähemalt on ka näha, kui nad kasutavad. Siin on Joonas või keegi, ükskõik mis ta nimi on. Ta on läinud selle otsese approachi juurde, et nägu burgeri sees, käed laua all, natukene matsutab ja siis paneb edasi. Keegi pole veel piima isegi katsunud, kuid siin on meil noormees juba muginud natukene burgeri pealt ära, natukene sai ja natukene liha.
siin nüüd sai kokku. Oi, midagi sai kokku. Laura-Liisa Svetski küsitleb. Oi, natukene juuksed juba koos siin tõesti. Vot ja oi, kuidas ta järab ja kuidas ta järab. Burger on juba natukene lausa sikutab burgerist ja tuleb ka esimene piimalonks. Tuleb tõesti esimene piimalonks, et teised ei ole veel enda piima puutunudki. Ja näeme ka, et burgerid ei lähe vähemaks siin. Aeglane söömine küll. Oi, kui suur amps sel poisil oli just. Väga suur ampsu võttis see härrasmees just siin. Ja vot, siit on ka näha, kuidas on järatud burgeri pealt ära juba kõik salat ja kõik on veel alles jäetud siin küll. Eestele meeldib ka piima juua ja vaatame, et oi, siit on peaaegu juba burger läinud. Noormees, mis klassist olete? B-klassist. B-klassist on burger juba peaaegu järatud. Laiali tal peas. Rohkem polegi öelda. Ja siin on meil ka vist C-klassi esindaja, kui ma ei eksi. Kuulge, Randol on põhimõtteliselt otsas ju. Teistele veits moti juurde. Matsutab. Tund jakkab. Joonasel on juba peaaegu viimased ampsud. Ja vaatame, kuidas ka Joonas teeb oma viimase ampsu. Võta piima, Joonas. Joonas, joo. Joo ja söö. Ära välja sünita. Ära välja. Kas lestad on mugavad? Läheb alla. Ja võta see viimane piti amps ka. Näri. Ja ongi leetud. Burger on söödud. Võta piima. Tõmba keelega üle siit lihtsalt. Burger on läinud. Ma pean sellega ära sööma. Burger on läinud. Tõmba keelega üle nüüd. Läheb. Kõik jääb tühjaks. Burger on küll läinud. Pane käed selja taha. Statski on ka. Sul on veel veits piima lõmpsida. Ja piim ka. Siin on ka seda salativärki veel, ma vaatan. Teate ka, et inflatsioon on retroburgeri hinda tõstnud või? Mis siin toimub? Viimasel kohal ei ole isegi... Kas sul ei maitse? Burger vist tõesti ei maitse. Kuidas maitse? Väga halb burger on. Ja piim ei ole joon. Maru tasavägine. Oh, meil võitja! Joonas on pannud kinni purksi söömise võistluse aastal 2023. Teisel kohal on meil Rando ning kolmandal on A-klassi esindaja. A-klassi esindaja, mis su nimi on? Väga hästi. Kes see? Väga hästi maitse. Karl. Veel kommentaari. Karl, kas sul ei maitsenud burger? Vot, ja ta tahaks veel ühte burgerit. Minge kõik tundi nüüd. Tundi. Ja niimoodi on ka lõppenud siis selle aasta burgeri söömine 2023. Mina olen Pelle ja minu kaameramees. Oleme siis ka täna burgeri söömise lõpetame filmimise. 10. Nii, et nüüd oleme siis näinud püramiidide tegemise ära. Et on võitjaks osutus siis B-klass. Äkki võtab koos nendega kiiresti ühe intervjuu. Kes teil kõige alumine oli? Aga kõige tipus, kes oli kõige tipus? Lisette Murumets. Kutsu siia. Nii, tervist, kuidas on nimi? Lisette. Lisette, tervist, et kuidas oli seal püramiidi tipus olla? Ei no päris lahe, aga mingi haises ju. Haises? Kuidas see haises? Ma ei tea, meil topiti mingi kalakonserv nina alla. Kalakonservi topiti nina alla, keegi on selgelt abiturientidest pisut pahane olnud. Jah. Aga no nii meil ongi siin koolis, et vahest on kala, vahest ei ole kala, eks seega ütleme nii, et nael kummi ja Molotovi kokteil Bardotšokki. Aitäh teile! Aitäh teile tõesti! Ja kuulad, mis sulle öeldakse põhimõtteliselt?
jah, seda küll. Noakahvli ja lusikaga tõesti ei või enam siin meil süüa. Ja, ka meil aiti selline ülesanne 3 aastat tagasi. 2 aastat tagasi. Põlle, mis sa kasutasid söögiriistade asemel? Tead, mina lihtsalt sõin kätega, aga see oli supp ka seega, ma võtsin kausist kinni. Ma isiklikult kasutasin chopstickse. Jah, sõid sealt siis kõik need kartulid ja asjad ära. Tead, aga ma lihtsalt torkasin niimoodi sisse sest mina ei ole japs ja ma ei oska kasutada neid. Jaa, ega mina ka, kuna tõesti ühel päeval oli supp, kuna meil oli see mitu päeva, ühel päeval oli supipäev, siis seda sai rahulikult mõnusasti süüa. Aga seda võin ma öelda, et see oli ikka väga vinge, kui meil oli ikka iga päev oli tsitane, oli kuramuse rõve vastik oli olla raiskaga. Nii, me oleme kogunenud siia koos herneste täpselt siia, kus nad peavad alt läbi roobama. Me varastasime Pellelt ja Põllelt nende kaamera, mina olen Realt Sebastian Jürna ja mu kõrval on... Mina olen Peeter Karl Mõtsküla. Me varastasime nende kaamera ära. Mina ja Pets olen isiklikult valmis siin. Kui esimene võistleja on ära joostud, siis ta kallab nad üle. Täpselt nii.